Nagu Peeter jõudis juba põgusalt tutvustada, siis minu teema, millest ma täna soovin rääkida, on siis, kuidas leidliku mõtteviisiga toote funktsionaalsust ajastada ja skaleerida. Ennem kui me teema sisupunktideni lähen, sooviks natukene rääkida iseendast ka, sest see on parem ülevaade, et miks ma üldse niisuguse teema valisin. Trinidad Wisemanis olen nüüdseks natukene üle aasta projektijuhi rolli täitnud, aga projekti juhtimine ei ole ainukene asi, mida ma projektides teinud olen, et on olnud võimalus ka täita nii arendaja, analüütiku, UX-disaineri, olen muuseas teinud ka müüki, ehk siis sisuliselt kõik asjad, mida ühes tarkvaraarendusprotsessis teha saab, praeguseks hetkeks on ühte või teistpidi läbi käidud. Liigume siis pealkirja juurde. Nagu varasemalt ütlesin, kuidas leidliku mõtteviisiga toote funktsionaalsust ajastada ja skaleerida. Mõistan ääretult imelik ja pikk ja voolav pealkiri, aga peamised kaks nagu take-away'd või mõttepunkti, millele siin tähelepanu pöörata, on nimelt toote funktsionaalsuse ajastamine ja toote funktsionaalsuse skaleerimine. Mida tähendab toote funktsionaalsuse ajastamine? Või miks on vajalik ühte toodet üldse funktsionaalselt ajastada? Nimelt, üheks mõtteks võib olla näiteks spetsiifilise müügihooaja tabamine. Et kui me kujutame ette, et me jooksutame mingisugust e-poe lahendust ja meie peamine sissetulek on näiteks suunitletud detsembrikuusse, siis on ääretult oluline, et me saaksime oma funktsionaalsuse valmis enne seda aega, kuni reaalselt meie tippmüügipunkt alguse saab. Teiseks, meil võivad olla konkurentsist tulenevad vajadused, näiteks kas olla mingisuguste funktsionaalsustega esimesed või vähemalt käia konkurentsiga kaasas. Hea näide, mida ma hiljuti sain just katsetada, on IKEA iseteenindus nagu platvorm selle jaoks, et sa saaksid üles ehitada näiteks kogu oma köögitehnika materjali. Sul on tehniliselt võimalik valida absoluutselt kõik asjad, mida sa tahad endale kööki sisse kanda. Kõik on drop-downidega ära jaotatud, sa saad seda 3D funktsionaalsuse poole pealt üles ehitada. Nüüd, IKEA poolt vaadates ääretult võimas lahendus. Aga kui sa vaatad tema konkurente, siis nendel sellist lahendust ei ole. Ja kui sa mingil hetkel oled seda head funktsionaalsust juba kasutanud, siis on ääretult keeruline minna halvema funktsionaalsuse juurde tagasi. IKEA jaoks see tähendab loomulikult konkurentseelist, tema konkurentide jaoks tähendab see tagantjärgi jooksmist. Et kui selleks eesmärgiga siis konkurentsis üldse esimesel kohal püsida, peab olema sinu lahendus kasutajale kas odavam või parem, kui on kõikidel sinu teistel konkurentidel. Kolmandaks punktiks on loomulikult eelarve ja tasuvusaeg. Kõikide arenduste ettevõtmisel tuleb alati arvestada sellega, et mis on probleemi tuumik, mis on kõige suurema väärtusega lahendus, mida me praegusel hetkel saame ära arendada ja millisel sellel arendusel on siis kõige tugevam mõjuvõim minu reaalsetele kasutajatele. See võib olla, miks ma tõin selle siia kokku nii eelarve kui tasuvusaja peale, on see, et tihtipeale, kui projekti alustatakse, siis lähenetakse sellele eelarvepõhiliselt. Aga pikas perspektiivis ei ole ju eelarve ainukene piirav variant. Kui suuta öelda, et näiteks mingisugune funktsionaalsus tasub ennast ära mingisuguse teatud ajaperioodi vältel, võib see kõvasti loogilisem tunduda. Järgmisena, arendused võivad olla üksteise vahel sõltuvad. Metafooriliselt võib siin läheneda selliselt, et kui me ehitame üles maja ja me sätime praegusel hetkel vundamenti või me sätime praegusel hetkel maja välisseinu, ei ole ilmtingimata eesmärk hakata mõtlema juba praegusel hetkel selle peale, et milline kohvimasin meil peaks köögis lõppude lõpuks olema. Ehk siis me ei saa ka ehitada katust ilma selleta, et meil oleks maja seinad püsti. Ehk me peaksime teadvustama endale, et millises järjekorras on kõige loogilisem üldse arendusi ette võtta ja kuidas nad on üksteisest sõltuvad.
See lubab pikas perspektiivis hoida kokku nii aega kui raha. Ja viimaseks ja arvatavasti üheks kõige olulisemaks punktiks siin on just kasuteguri hindamine. Et sellel teemal said juba eelmised esinejad ka natukene rääkida. Aga kasuteguri hindamine peaks tegelikult tootesiseselt käima selliselt, et me tahame või me peaksime suunama ennast looma just funktsionaalsust, mis on meie lõppkasutajale kõige parem või mis loob nagu kõige rohkem väärtust sellele. Siin ei tasuks kinni hoida ilmtingimata ainult sellest, et meie sihtklientuur on majaväline või sihtklientuur on ainult inimesed, kes kokkuvõttes meile äriliselt raha sisse hakkavad tooma, vaid ka sihtklientuur võib olla majasisene ja raha kokkuhoid või rahaline võit võib tulla ka sellest, et me optimiseerime protsesse äristruktuuri siseselt. Mis on skaleerimine? Või siis kuidas ma tõin seda küsimusena kokku selliselt, et kuidas tõlgendada funktsionaalsuse skaleerimist. Ideoloogiliselt võib vähemalt tarkvaraarenduse poole pealt vaadata skaleerimist kahe erineva vaatepunkti alt. Üks on siis süsteemi tehniline skaleerimine ja teine on toote äriline skaleerimine. Need on sisu poolest natukene erinevad. Nimelt, kui me räägime süsteemi tehnilisest skaleerimisest, siis kindlasti siin on inimesi, kes teavad serveri süsteemidest rohkem kui mina. Aga peamised näited, mida saab välja tuua, et kui me horisontaalselt skaleerime midagi, siis me laiendame serveri üksiku osa võimekust ja kui me skaleerime ennast vertikaalselt, siis me lisame lihtsalt servereid mingisugusesse süsteemi juurde. Selle jaoks, et seda näiteliselt teile edasi anda, et võtame eesmärgiks tühjendada näiteks vett täis vanni, kasutades mingisugust anumat. Kui me kasutame selle jaoks kohvikruusi, see võtab ääretult kaua aega. Horisontaalselt skaleeritud süsteemi juures me asendame selle kohvikruusi ämbriga, mis teeb selle protsessi kiiremaks. Kui me läheneme vertikaalse skaleerimise poole pealt, siis me kutsume lihtsalt sõbra appi. Ehk siis mitu inimest potentsiaalselt teeb ära sama töö kiiremini. Loomulikult, nagu Ander välja tõi, sellel on sisulised piirangud sees, aga sellegi poolest on üleüldine niisugune filosoofia, mida jälgida. Nüüd, kõvem pool on siis toote äriline skaleerimine. Selle eesmärk võrreldes siis tehnilisega on hoopis teine, sest ärilise skaleerimise eesmärgiks on kasutajatele lisanduva väärtuse loomine. See võib väljenduda kas siis äriliselt kasutajate arvu tõusust, see võib väljenduda sellest, et me muudame oma kasutatava süsteemi lõpptarbijale mugavamaks või lisame talle läbi funktsionaalsuste väärtust, mida tal varasemalt ei olnud. Kas siis kasutades sama platvormi või siis konkurentide oma. Mulle tuli kogu see teema suures plaanis ilusti ühe konkreetse mõttena kokku, et Roomat ei ehitatud päevaga või siis Rome was not built in a day. John Haywoodi hea tsitaat ja sellega seonduvalt ma tahaksin ka seda nagu eelnevalt teoreetilist skaleerimise ja ajastamise protsessi teie jaoks natukene lähemale tuua. Peeter ilusti mainis, et ta toimetab aktiivselt korteriühistus. Kes siin veel korteriühistuga aktiivselt seotud on? Et andke käega märku. Mõned leiduvad. Kes kuulub näiteks korteriühistu juhatusse? Samamoodi. Sellega seonduvalt siis võib-olla teile suunatud, mis on peamised sellised korteriühistu mured või probleemid, millega silmitsi seistakse? Oskab keegi öelda? Korteriomanikud. Et see on inimtsentraalne toimetus ja me peame optimiseerima sisuliselt inimestevahelist suhtlust.
Kui me võtamegi ette korteriühistu eesmärgid, siis sisu poolest on korteriühistu näol tegemist organisatsiooniga, mille eesmärk on korteriühistu liikmete huvide eest seismine. Sellele lisanduva väärtuse annab ka majanduslik haldus. Korteriühistu juhtkond on sisuliselt korteriühistut esindav organ ja nende igapäevatoimetuste hulka kuuluvad siis igasugused administratiivsed haldused, et me kujutame ette, korteriühistus me peame edasi andma näite, me peame planeerima haldust, hooldust, me peame võtma laene, me peame inimeste vahel suhtlema, kõik see vajab mingisuguseid otsuseid, kõik see vajab niisugust väga-väga struktureeritud lähenemist. Nüüd, kõik erinevalt siis võib-olla mingisugusest äritegevusest, kus tihtipeale jäetakse juhatusele rohkem võimekust siis otsuseid vastu võtta, on korteriühistu igapäevane toimetus väga suures osas väga-väga demokraatiline. Nimelt, korteriühistul endal ei ole eriliselt mingisuguseid otsustusvõimeid ja selleks, et üldse mingisuguseid edasiminekuid läbi suruda, peab kokku kutsuma väga suure osa korteriühistusse kuuluvatest inimestest, selle jaoks, et me saaksime nüüd grupiviisiliselt otsustada, millega me nüüd järgmisena jätkame. Sellest tulenevalt ka korteriühistu väljakutsed. Korteriühistu kui organisatsiooni vedamise teeb raskeks see, et juhatusel on sisuliselt ääretult lühikesed käed. Nagu ma varasemalt mainisin, siis korteriühistu on väga-väga demokraatlikult üles ehitatud struktuur. Selleks, et võtta vastu otsuseid, selleks, et reaalselt minna pangast laenu võtma, et näiteks katust parandama hakata, peab saama alguses kokku kvoorumi. Kvoorum on siis, nagu osad teid siis teavad, 51% kõikidest korteriühistu esindajatest. Selleks, et sealt saada tagasi positiivset vastust, on meil vaja, et see kvoorum otsustaks nüüd enam hääletuse poole pealt, et kas see väljapakutuv idee on õige või mitte. Nüüd, see jätab juhatusele väga-väga vähe otsustusvõimet ja enamus ressurssi kulub siis nii sise- kui väliskommunikatsiooni juhtimise jaoks. Kui te kujutate ette, et teil on näiteks 100-liikmeline korteriühistu, kui keeruline on saada 50 inimest erinevatest korteristest, erinevate aegadega kokku ühte ruumi selle jaoks, et rääkida läbi mingisuguseid päevakorrapunkte. Meil on kindlasti siin olnud ka olukordi, et kus me peame koosolekuks kokku kutsuma 4-5 inimest ja selle organiseerimine läheb juba raskeks. Niimoodi peale vaadates tundub põhimõtteliselt korteriühistu juhtimine peaaegu võimatu tegevus. Miks inimesed ei taha üldse korteriühistu tegevustest osa võtta, on sellepärast, et korteriühistu toimetused on läbipaistmatud. Paljud inimesed tunnetavad just korteriühistu puhul seda, et võetakse mingisugune laen, minu igakuised kohustused lihtsalt suurenevad, aga ma ei pruugi näha otsest väljundit sellele rahale, mida ma sinna sisse investeerin. Ja see läbipaistmatus on suurelt jaolt seotud ka sellega, et informatsiooni jagamise meetodid on enamjaolt ääretult, vanamoodsad. Kindlasti, kes siin veel kortermajades elab, niisugune vana standard meile juba nõukogude ajast sisse jäänud on see, et esimesel korrusel on postkastide kõrval mingisugune väike korkstend, kuhu pannakse aeg-ajalt siis mingisuguseid teavitusi. See kommunikatsioon ei toimi ja sellest tulenevalt on ka paljud korteriühistud praegusel hetkel olukorras, kus nad lagunevad või on mittefunktsionaalsed. Miks ma üldse hakkasin korteriühistutest rääkima? Teema oli tegelikult hoopis midagi muud. Seda sellel põhimõttel, et ma tahan nüüd Haldusneti näitel või siis Katro Kinnisvara Halduse OÜ Haldusneti toote näitel näidata teile, kuidas meie praeguseks hetkeks oleme
meie ühise koostöö ajal jõudnud siis punkti, kuidas me oleme hästi mitmeid arendusi ajastanud puhtalt sihtotstarbeliselt. Siin taga ka näete ühte niisugust väikest näidist. See on siis niisugune screen cap või ekraanikuva meie praegusel hetkel arenduses olevast uuest UI lahendusest. Aga sellest ma räägin pikemalt natukene hiljem. Nüüd küsimus, kuidas neid väljakutseid lahendada? Ma tõin hästi palju erinevaid muresid välja, spetsiifiliselt just seotud korteriühistustega. Nimelt nüüdseks 25 aastat tagasi võttis Quattro kinnisvara haldus OÜ endale ette niisuguse hästi keerulise teekonna ja eesmärgi just korteriühistuid puudutavate murede lahendamiseks. Trinidad Wiseman on nüüdseks pea 5 aastat kestnud koostöö põhjal väga paljudes murelistes punktides saanud kaasa aidata ja ma tahaksingi, nagu ma varasemalt mainisin, siis selle projekti näitel käia läbi ideed, mis meilt lubasid siis tänasesse jõuda. Jälle niisugune pikk punktiir. Tegelikult, kui sa selle 5 aasta peale laiali lööd, ei tundugi nii hull. Kui ma räägin üleüldiselt mingisugusest toote ehitamisest ja lõppkasutajale väärtuse loomiseks, siis äriliselt tuleks sellele lähendada, nagu ma varasemalt mainisin ka viisil, et parandame probleeme, mis vajavad parandamist esmajärjekorras. Siin 6 välja toodud punkti juures on 5 tükki nendest reaalselt haldusneti infrastruktuuri osad, kus esimesena näiteks see teavituse moodul, selle eesmärk oli lahendada mure, kus igasuguse korteriühistu haldamiseks on sul vaja, et sul käiksid hooldajad reaalselt kohal, kui meil on mingi koristajatele välja seatud mingisugune nimekiri tegevustest, mida nad tegema peavad, millal nad peavad tegema. Üks koristaja käib näiteks mitme korteriühistu juures oma tööd tegemas, siis seda kunagi hallati näiteks Exceli tabelis. Võib-olla teil on praegusel hetkel enda äris ka mingisuguseid protsesse, mida te Exceli tabelis haldate, loodetavasti mitte. Aga selle mooduli eesmärk oli siis lahendada probleem, kus informatsiooni jagamine erinevate haldurite vahel läks lihtsalt kaduma. Keegi tegi Exceli tabelisse mingisuguse muudatus ja saatis selle edasi, siis see tuli meile tagasi, tehti veel üks muudatus, meil oli 10 erinevat versiooni ja selle digitaliseerimine lõi ääretult suures osas väärtust. See hoidis kokku aega. Siin on välja toodud punkti all 2 ja 4, 2 veebirakendust. Kui haldusnet üleüldiselt on mõeldud kasutamaks desktopis, siis ajastamise ja skaleerimise põhimõtte pealt oli meil ka üks idee teha mitte ainult administratiivsete organite elu kergemaks. Haldusnetil on ääretult palju erinevaid valdkondi, millega nad korteriühistute abistamisega kaasa aitavad. Ja üheks nendeks väikesteks mutriteks, kes igapäevatööd paremaks aitavad teha, on haldurid ja tehnikud. Haldurid ja tehnikud, nende elu on selles mõttes hoopis teistsugune. Nad ei istu päevad läbi kontoris, nad reaalselt käivad läbi korteriühistuid, lähevad keldritesse, vaatavad näite, käivad inimestel ukse taga, sisestavad informatsiooni. Mis juhtub keldrites? Seal ei ole internetti. Kui te kujutaksite ette, et teil on 50 korterit, mille juures te peate läbi käima kõik näidikud ning panema need kirja väikese paberi peale ja siis hiljem istuma kontorisse maha ja hakkama 10 korteriühistu kohta 500 sissekannet tegema. Ebanormaalselt suur ajakulu. Kuidas te kergemaks teha? Loome äppi. Loome äppi, mis töötab offline'is. Kui sul tuleb internetiühendus tagasi, ta automaatselt laeb kõik informatsiooni uuesti üles. See on tohutult suur ajavõit isegi siis, kui sa räägid ühest haldurist.
Aga kui sa räägid mitmetest halduritest, kes samaaegselt tööd teevad, sa hoiad nädalates kokku 10 tundides aega. Ehk siis selle põhimõtte pealt, kui see mõte on laual, et kelle eesmärkide eest esmajärjekorras seista, siis me seisame selle eest, mis kõige suurema väärtuse meile loob. Nüüd, kolmanda punktina on siia välja toodud hästi-hästi suur osa nagu e-koosolekud. Nagu ma varasemalt mainisin selles korteriühistute sissejuhatuses, siis koosolekud või nagu sise- ja väliskommunikatsioon on ülioluline osa igasuguse eduka korteriühistu toimimisest. Nüüdseks juba 2 aastat tagasi, siis kui koroona meil lõppude lõpuks pihta hakkas, tekkis probleem. Inimesed, kes ei tahtnud varasemalt kokku tulla, nüüd ei saanud tulla. Otsuseid jäid seisma, meil oli vaja lahendust. See lahendus mängis välja ennast sellisena, et me kaardistasime just koroona jaoks ära muutunud seadusandluse, panime kirja kõik nõuded ja lõime süsteemi, mis siis lubas kasutajatel või korteriühistu liikmetel reaalselt minna ja igasuguseid arutelupunkte ja dokumentatsioone veebis lugema. Sa saad ka hääletada veebis, sa saad digitaalselt allkirjastada. Mitte keegi ei pea sisuliselt enam tulema kohale. See väärtus, mida sellega loodi, oli ääretult võimas ja on ka ilmselgelt, miks ta oli meil ajastamisjärjekorras esi 3 seas. Nüüd, kui ma hüppan 4. üle, siis 5. on haldusnet 2.0. Kui me olime ära lahendanud ärikriitiliste probleemide tuumikud, kuidas hoida kokku tehnikute aega, kuidas hoida kokku haldurite aega, kuidas lasta inimestel reaalselt veebis hääletada mingisuguste olukorrapunktide üle, siis me saame alles mõelda selle peale, et milline võiks see visuaal või funktsionaalsus välja näha nüüd üleüldiselt. Meil on funktsionaalsus lisatud, nüüd me saame hakata seda visuaalselt paremaks tegema. Me hüppame tagasi siis arenduste esimestesse etappidesse ja iteratiivselt muudame siis varasemalt valmis tehtud lahendust selle jaoks, et ta sobituks paremini praeguste äriliste eesmärkidega. Loomulikult, nagu Ander Killusti välja tõi, arendused sisuliselt ei saagi valmis. Et siis mõtteid tihtipeale, kui iganädalaselt koos istuda tuleb järjest juurde, mida rohkem nähakse ka IT-valdkonda võimekust ja seda suutmatust tegelikult öelda ei, sest kõik asjad on võimalikud, siis tuleb järjest rohkem mõtteid, see backlog läheb järjest pikemaks, ehk siis see tuleviku arenduste tee on alati ka suunitletud just täitma spetsiifilist eesmärki. Ja kui me hoiame kinni sellest mõttest, et me peame lahendama ära olulisi funktsionaalsuseid, siis see protsess on iseenesestmõistetavalt mugavam. Ma järgmisele slaidile, mille eelmine oli punktiir. Ma ei tea, kui paljud teist siin haldusneti toodetega tuttavad on. Oskab keegi märku näidata? Vist ei ole? Nüüd saate siis. Sisuliselt siia on välja toodud paar kuvandit, et kui alustada teie poolt vaadatuna, siis alt vasakult nurgast, siis on üks iteratsioon tehnikurakenduse UX-ist, siis järgmisena on teavituste moodul, kuidas me siis reaalselt mingisuguseid puhastuskuure planeerima hakkasime. Vahepeal on halduri rakendus ja siis viimasena on uus arendussuund, millega me toimetanud oleme. Haldusnet.ee muide, kõigile kätte saada, kui kellelgi huvi on. Nüüd, pika jutu kokkuvõtteks või mida ma taskutarkusena tahaksin teile edasi anda, on see, et eesmärgiga garanteerida, et lisanduv funktsionaalsus või tihtipeale eelarve saaks võimalikult kasumlikult lahendatud või kasutatud, siis esiteks tuleb keskenduda probleemi tuumikule, et ei ole vajalik rutata lihtsalt millegi ära tegemise jaoks. Mõtle, mis lisab väärtust, milline on kõige suurem probleem, mida me praegusel hetkel peaksime lahendama.
Kui me vabastame näiteks halduritele tohutult suures osas aega selle jaoks, et nad saaksid rohkem oma tööd ära teha, siis see on koheselt mõõdetav äriline kasum. Hinda arenduse tasuvust ja väärtust, nagu ma varasemalt mainisin, see mõte, et mis on kõige väärtuslikum, peab olema tuumikuna sisse ehitatud igasuguse arenduste planeerimisel. Samuti ära karda eksida, küsi kasutajatelt tagasisidet ja lähene iteratiivselt. Kõik lahendused või kõik arendused või funktsionaalsused, mis korraga ette võetakse, ei pea tulema välja esimese korraga 100%. Me õpime tegemise käigus ja me saame seda ajastatult järjest paremaks teha, mida rohkem me kasutajate käest küsime tagasisidet. Ja nagu nendest eelmistest näidetest ka välja tuli, siis skaleerimist ei pea vaatama ainult ühe platvormi põhiselt. Kui meil on andmebaas ehitatud tsentraalne, siis me saame ühendada sellega nii mobiilirakendusi, nii veebirakendusi, igasuguseid nii sise- kui välisveebe. Igale poole saab suunitlust panna. Siit ka teile küsimus, või niisugune mõttepunkt, et kuidas teie saate täna oma tooteid ajastada ja skaleerida? Kas need praegusel hetkel on ajastatud skaleeritud? Kas nad on läbi mõeldud? Kas see eesmärk on paika pandud? Kas me teeme seda sihtotstarbeliselt nendele inimestele, kellel seda on vaja, luues läbi selle kõige rohkem väärtust? Aitäh teile! Aitäh!